No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja täna on 15. veebruar, pühapäevane päev. Ja ammu pole käinud siis ühtegi linnaosa Tartus läbi. Nii et täna võtsin ette ka ühe pisikese linnaosa, selles mõttes võrreldes võib-olla teistega Rännilinn. Nii et ma olengi tegelikult siin Tartu linna ja Kambja piiri peal, et siin Lõunakeskuse silt. Bauhof jääb juba Kambja valda, Lidl, mis seal taga on, jääb ka Kambja valda. Linna piir läheb siit samast selle Bensuka siit tagant, Circle K tagant. Ja siin tegelikult hakkabki Rännilinn. Nii, kohe 1, 2, 3, 4. No põhimõtteliselt nüüd jõudsin Rännilinna, nii et siit kuskilt see piir läheb McDonald's isegi. Vist jääb ka veel Tartu linna. No nii, olen nüüd siin täitsa Lõunakeskuse nii-öelda uue osa kõrval. Tegelikult nad paistab jääalli kaar ka vist on ju. Igal juhul tegelikult Lõunakeskus siis võib-olla Rännilinna mõttes siis võib-olla kõige nii-öelda hetkel, ma ei tea, kõige tuntum koht, aga jah, tõesti 2001 tegelikult Lõunakeskus avati, seda osa veel ei olnud siis. Aga ma mäletan, kui tehti see ise ka, midagi metsikult suurt tuleb siia. Ja tegelikult see alguse osa, mis tehti 2001, oli ju plant mingi 20 000 ruutmeetrit võib-olla. No ta ei olnud üldse nagu nii suur. Praegu võib-olla mingi, ma ei tea, 70, 80, 90 000 võib-olla. Ja 2001 alles tehti, neid osas kõik ei olnud. Ma teeks, neid tehti 2009 alles või midagi sellist või. Aga siis jäähall tehti küll vist 2007 vist pakkus peast midagi sellist. Ja kõige suuremad asjad siin 2017 tehti veel kinood ja asjad juurde, et on metsikult kasvanud, et siit on tõesti juba niimoodi enam ühest osast teise saab bussiga minema, et see on juba piisavalt pikk maa, mitte muidugi minu jaoks. Minu jaoks on see naljategu, aga tõesti siin selle äärmis tänav pole olema, mäletab, mis tänav nimi oli. Optika tänav, ja just täpselt, siin oli mingid siuksed nimega tänavad. Ja. Optika tänav jookseb täpselt mööda see linna piir jookseb mööda sama tänavat. Nagu ma ütlesin, sinna pole jääb Kambja vald, see on Kambja vald juba. Ja siin tuleb vist see terakese lasteaed või kool. Nii et Optika tänavast mööda lähme. Mina lähen. Igal juhul Tartu erakool siin on ja. Nii, see Optika tänavast järjest tulin. Siin on see Astri köök või oli just siuke. Näed, päevasupp 2,90 ei ole üldse kallis tegelikult ju. Praad, ikkagi tegelikult ei ole üldse nii hull, jah. Ja lõunakosa paistab seal alla vist see teaduslinnak oli seal mingi ka veel on ju. Aga igal juhul jah. Saab süüa ka siin ja siis tuleb Decora vastu, mis ka tehti, ütleme siis võrdlemisi hiljuti minu arvates, aga võib-olla ka mingi juba 10 aastat. Praegu on mingi 13 kraadi külm umbes, 14. Ma peaks minema soemaks päeva peale. Nagu te võib-olla kuulete häälest ka, et ma natuke siuke kerge nohu või siuke, ma oleks eile teinud tegelikult see sama tripi, aga veits oli siuke tõbine tunne. Ma ei tea, imelik. Joon küll nagu kanget külm õlut väljas, ikka nagu jääd haigeks veits, see on nagu kahtlane midagi valesti. Igal juhul, eile oli veel külmem ilm, eile oli 20 kraadi peaaegu või. Ma ei tajutav oli kindlasti üle 20 isegi. Nii et täna on nagu natuke parem. Oot siit sai autoga läbi, kohe siis selle Helva maantee peale. Paremale jääb siis Kambja valla ja igasugused siis elamurajoonid, mis on ka tegelikult äge kant tegelikult, siin on jalutatud ka palju, aga hetkel siia pole minema ei hakka, kuna see pole enam Rannilinn, näete. Tartu linna piir on ka siin siis samas linnapiiri silt, siin oleks koer alati saukus, ma ei tea, täna ei ole teda siis väljas. Igal siit see vanasti autoga läbi, praegu on kergustee jupp tehtud ja paremale saabki siis sinna Elva poole, siis Elva maantee peale. Siit jalaga on raske üle saada, muidu tegelikult ma oleks sinna või seal Tartu sildi juurde või sildi, selle kivist Tartu. Kunagi nägi see suht massiivne välja, kui väike poiss oli, mäletan, kui Tartusse jõudsin, mõtlesin, näed, kui äge siuke asi pandud. Praegu tundub nagu, ma ei tea, siuke väike miniatuurne siuke, ma ei tea, mis sõna otsin siia, äbarik on ka vale sõna, aga kuidagi väga siuke varju jäänud teiste asjade hulgas, isegi müratõke on kõrgem kui võimas Tartu sisse sõitmisel näitab silt. Tegelikult ma ütlesin, kui ma olen juba siin, ma teen siit teaduspargi juures ka, ongi teaduspargi tänav, tunnen seal otse ees, siin seal Astri köögi juures ma olin. Tuli praegu sealt tagasi natuke Decora juurest, et kui ma olen juba siin kandis, et võib-olla ma pärast ei viitsis tagasi enam sattuda, ma teen võib-olla siit korra siis, pingpond. See on traditsiooni pink, mis Tartu linnas on, jah. Et ma teen võib-olla siit teaduspargi juurest juba mõne lõik ära juba nii-öelda ennatlikult. Vanasti oli selles majas seal, mis paistab siit, kus ma käega näitan. Arestimaja, kui ma õigesti mäletan, oli see maja vist see. Aga enam ei ole, nüüd on mujal kuskil. Ma isegi ei tea, kus praegu arestimaja on. Võib-olla vangla juures või? Ei tea, keegi teab või kirjutada. Teaduspargi osa peaks siin olema siis, näed, siin ongi, jah. Ja kunagi üks hea sõber töötas siin, nii et tervitused ka sulle, hea sõber, sa tead, kes oled, nii et võib-olla isegi mitu neid, igal üks oli kindlasti, nii et ka nimi hakkab tõhtähega nagu minul. Nii, ma siin tavaliselt hästi rahulik kuidagi, et ma ei tea, kas teaduse töö võib-olla eeldab, kui seda peab olema rahulik. Ei saa rahmida ja närvitseda.
see on rahulik töö. Paar eramaja on nagu jäänud siia või see on kortermaja küll, aga kõrval näete hästi huvitavalt minu arust. Alati iga kord mõtlen, et täitsa huvitav koht, kus nagu elada. Kortermajas sellises kohas, võib-olla ongi teadlased. Võib vabalt olla ju ka. Ja. Eramaa on siin ja näete, seal on veel üks täitsa eramaja. Veel 1, 2, 3 eramaja. Aga siuke kortermaja ja. Aga see on Riia tänav juba jah, see on juba jah. Ja on õige jah, Riia tuleb siit otse. Tunnel paistab vaikselt, tunnelist läbi ja siis juba sinna nii-öelda Magala-rajooni poole ja võib-olla natukene juttu sellest huvitavast kohtadest seal ka. No nii, nüüd jõudsime siis põhimõtteliselt Magala-rajooni juurde. Laseri tänav, see on Vektori tänav, siit tegelikult see väike lõik tuleb ka mingi teha. Aga Laseri tänav läheb siit, kus ma kõndima hakkan. Sama see Tartu silt on siin. Siit on tehtud müratekka kõrvale ja inimesed, kes seal elavad, ka siuke sissepääs nii-öelda, et saaks koju ikkagi. Aga ma lähen siit Laseri tänavasse ja Ränni linn tegelikult on nime saanud nagu ikkagi, on enamus need linnaosad mõisa järgi saanud, aga Ränni mõis tegelikult ise jääb. Ma ei tea, kas see mõisa hoonet enam vist alles, mina ei tea vähemalt, kas see kuskil alles oleks, võib-olla on, keegi võib öelda, kes teab, ma tõesti tea. Aga see Ränni mõis ei kuskile, kas siia sellesse alasse kuskil ehk siis Kambja valda praeguses mõttes, aga kusjuures Ränni tänav on olemas küll, aga mitte Ränni linnas, nii et on tegelikult olemas Tamme linnas on Ränni tänav, nii et uskumata, sul linnaosa ja enda nimeline tänav on hoopis teist linnaosas. Huvitav variant on tekkinud jah, aga olgu, mööda Laseri tänavat kuni siis tegelikult Raudtee tänavani välja, kuni peaaegu raudteeni välja põhimõtteliselt jah. Kes teab, see teab ja ka eks ma näitan ka siis, mis see tee peal jääb siis kõik veel. Ja muidugi tänavaid on veel, ega nii kiiret ka otsa ei lõppe, nii et seiklus jätkub. Ja pindalalt Ränni linn tegelikult on ka üks pisemaid Tartu linnaosadest, Supil on vist väiksem juurest. 122 hektarit ainult tegelikult, et ei ole nagu tohutult suur, aga need majad siin kõik nagu te näete, mida edasi, uuemad, need olid esimesed, olid siin kandis on ju need majad, aga need on kõik vist äkki 2000, pakuks jällegi peast. Ma tean, et siiamaani ehitatakse siia, aga võib-olla hakati 2000, äkki 6, 7 ja seal taga tulevad veel uued majad ja praegu siiamaani ehitatakse, nii et need majad üldse said valmis seal võib-olla 2 aastat tagasi ja tulles nüüd selle jutuga, kuhu tahan jõuda, on siis rahvaarv, nagu mind rahvaarvad huvitavad miski pärast. Ränni linnas aastal 2020 siis ametliku loenduse järgi, kui täpselt see nüüd on ju, oli 1870 inimest. Nüüd on siis juba 5 aastat, ütleme 5-6 aastat. Need maad kindlasti on selle ajaks valmis saanud. Ma arvan, isegi need on kindlasti saanud hiljem valmis kui 2020 ja mõelge, kui siin enamus majades ma ei usu, et väga palju tühji korterid on. Kui see päris uutes võib-olla on ka, aga nendes ma väga ei usu, et enam tühji sest seisab. Et kui mõtta see rahvaarv kõik kokku siit, ja see jääb Rännilinna piiresse kõik, Tartulinna piiresse ka siis. Näete, üks vahele põige korralt, vaata inimene, kes kunagi siin elas, on ju. Oi kui hea, ma olen nii eemal linnast, täitsa rahulikult. Ja siis näed, nüüd on linn ümber reitis see maja. Tegelikult sul üks maja jäi veel lõpus vist võeti maha, kes ka ei tahtnud ära kolida sealt. Nii et see maja püsis nende majade vahel, põhimõtteliselt nagu siin, kus see park on. Ma ei tea, kas näeme seda kohta seal võib-olla, et umbes siin oli üks maja lihtsalt. Aga nüüd enam vist võib-olla seda ei ole tõesti. Igal juhul jah, kõik need majad siin, nagu näete. Ja seal taga veel. Ma arvan, et see võib olla ju sadades inimesi või võib-olla isegi 1000 inimest või. Ma ei kujuta ette nendest kõik kokku, on ju. Seal tuleb veel edasi. Nii et tegelikult see rahvaarv praeguse hetkeks ei ole 1870, et ma pigem arvaks 2500 või võib-olla isegi 3000 tegelikult kokku niimoodi võtma. Nii et kõvasti on kasvanud see piirkond, rahvaarvu mõttes vähemalt. Huvitav, mis meil autosid on, huvitav, kas siin on parkla küll, aga seal edasi üks koerte nagu jalutamispark või ütleme siuke mängupark. Siis edasi tuleb see mis ta on siis Ropka mets või? Ropka parkmets. Igal juhul seal käiks jalutamas küll, aga huvitav, kas siin on mingid ehitusautod kõik või on siis mingi suusarada kuskil või? See on Ropka, mäletas Ropka pargis on mingi suusarajad või? Tegelikult see Tõrvandi juures on küll, sikull. Et täitsa huvitavalt nii palju autosid nagu, kõik on mingi firma asjad nagu Citybead ja ma ei tea, kõik elektrisentrum ja siia tuleb veel juurde. Me pärast põikan siia majade vahel ka. Ma lihtsalt näidata seda mastaapsust võib-olla, drooniga oleks praegu hea, saaks seal üle vaata. Ortofotolt muidugi näete ka uutematelt piltidelt, aga tekivad veel järjest juurde siia. See Tartuline piir läheb kuskilt siit vahelt, siit metsa vahelt. Aga ma juba ei hakka, kuna ma teen tänavaid ja võib-olla selliseid teid või igat rada, nagu ma olen öelnud, võib-olla võtma ei hakka. See päevakivi täna tuleb muidugi kindlasti ära võtta. Aga ma jätan selle pärast, eks ma teen kõigepealt selle tagumise ringi ära sealt. Nii, nüüd jõudsin siia Raudtee ja Laseri tänav risti. Lõpeb see Laseri siin ära vist on ju.
ja raudteetänav siin hakkab. Need huvitasid nagu sellist killustikku maas, et huvitasid midagi veel tehtud enne talve. Raudtee paistab ise siit ja piir siit jooksebki nii-öelda ja näete, see sild paistab ka sealt siis Ränni sild, viadukt. Aga olgu, lähen siis siit otse. Ma vaatan, seal jääb tegelikult üks uus tänav. Ma mõtlen, kas Oti tänav äkki oli nimi või? Võis olla või? See päevakiviga, mis ristub. Võib-olla võtan sellega kohe ära, siis ei pea nagu siia taha nurka enam tagasi ronima. Kuulake. Tähelik vaikus. Isegi Tartu mõistes. Isegi väga vaikne. Päris huvitav. Tükk aega nagu nii vaikset kohta. Ei olegi nagu kuulnud, et tõesti, mitte kõrvad nagu lausa hakkasid nagu mingit teist häält juba tegema. No nii, keerasin siia Oti tänavasse, mis on tegelikult naljaks, et siin on Laseri tänav, ennem oli Optika, seal Laseri, Kvartsi tänav on siin, Kristalli tänav on ju Ränni linnas ja see on Oti tänav järsku, et huvitav, kas Ott oli siis ka mingi suur mineraalide lõikur, teadusmees, aga tegelikult ei marasta mingi vana talukoha järgi. Oti tänav ja nagu kombeks on saanud tänapäeval 2 pool kergusteed, valgustus 2 pool, no muidugi üle 1 niimoodi male ahelas, male ruudustiku mõttes ka eramaja, mis on kunagi olnud täitsa eraldi, nüüd enam ei ole. Uued majad paistavad, vanad majad paistavad seal, aga igal üle 2 pool kergustee, mida sa nagu jalakäijana tegelikult veel rohkem tahad. Ja pärast ma tulengi tagasi, kui nii mööda teist teed, ja siis on mõned kergusteed justkui võetud ka. Näed, lükkab ilusti lund, tubli, aitäh. Tegin tegelikult teise lükk, et see Oti tänav, kus ma tulin, tuli siis siit, see kus traktor on. Ja mõtlesin, kas tagasi kõndides asemel ma hoopis tulen siit mööda Päevakivi, teen selle väikse kaare sealt nii-öelda Aasa raudteetänavasse tagasi ja siis siit uuesti tagasi. Ma pean niikuinii 2 korda seda tänavat kõndima. Siis pigem ma võtan juba siit selle osa ka ära. Nii et tegelikult ma arvan, et ma natuke sellega isegi võidan kilometraaži mõttes. Näete, siin on kohe ilusti bussipeatus katusega. Tuul ei puhu sisse, küljed ka kinni. Väike tabloo ka, mis küll bussid tulevad. Ma ei tea, kuna üldse viimati linnaline bussiga sõitsin, ma hakkan praegu mõtlema, ossa, see võis olla ikka väga ammu. Ma isegi ei mäleta, kuna see võis olla. Tallinnas küll vist jah, aga Tartus ma ei teagi enam neid liine ka, mis kuskilt jooksevad lähevad, aga noh, pullu ei ole vajadus ka, Tartu on nii väike. No kui vihast välja arvata, siis on väga kompaktne väike ja et Ränni sild paistab sealt, siis silla alt saab läbi ka muidu, saab Tammelinna põhimõtteliselt, Tammelinn paistabki seal pool on Tammelinn kõik juba. Aga olgu, teen selle Aasa ära ja siis ja võib-olla muidugi inimene vaatab, et kas tõesti tuudur ühtegi õlut pole. Nüüd ma tunnen küll, et mul on kõndis päris soe hakanud ja varsti, siin on hea rahulik koht tegelikult seal all, et ühe õlle arvatavasti varsti avan ka. No nii, olen siin Ränni silla ääres nüüd. Ma tean, lubasin õlle teha, teen kohe. Nii, tahtsin ju asja ära öelda kõigepealt, et tegelikult see Rännilinna piir Tammelinnaga jookseb tegelikult silla pealt. Sealt tegelikult läheb kergustee, sealt ühelt poolt, teiselt poolt nii-öelda siis Tammelinna poolset osast. Aga kuna ma nii ehk naa teen ju Tammelinna ka kunagi, et siis ma praegu siia silla peale ronima, noh, tegelikult ma ei saa siit kuskil hästi üles isegi. Et võib-olla siis sealt siitpoolt ma ei saagi, tähendab, jah, õigemini tegelikult ongi õige, sellepärast, et see kerguste osa jääb teisele poole. Et seda silla ma teen Tammelinna osaga, kui keegi siin, kes on nii tähelepanelik vaataja, et siuke silma peab, kuule, sa ei kõndinud kõik, et Ränni sild on ka Ränni linnas on ju, jah. See silla pealt see joon läheb nii-öelda küll. Aga põhimõtteliselt, kui ma kõnnin siit samast kõrvalt on ju, ja Tammelinnaga ma teen selle kerguste, mis seal peal on läbi. Nii et siis ei ole ju ühtegi asja topelt, nii et see saab kõik tehtud, nii et ärge sellepärast üldse muretsege. No nii, täna siis praegu hetkel vähemalt. Ta oli kotis tegelikult kõige soem enam pole. Walter Strong, ta oli kõige parem õlle muidugi ei ole, ütlen täitsa ausalt ära kohe selle. Siin pole ka mingit häbitunnet ka sellega seoses südames jää. Aga mul olid kangeid häid Belgia-õllest enam ei olnud, ta oli otsab väga kiirelt, ütleme selles mõttes, et nad ei head lihtsalt. Ja muidu praegu üks Belgia siuke mingisugune kangeõlus, see kulub veel hästi ära muidugi, aga see on ka 7 volli, nii et selles mõttes kanguse mõttes on okei. Vaatame, et ei väga külmaks seda lasta ei saa, nii et teen paar lonksu ära ja vaatan, kuidas mekib. No nii, mingi miinus, ma ei tea, palju praegu on, 13 kraadi miinust või midagi sellist, vaatame, kuidas siis on. No, ma ütlen, ei ole midagi head tegelikult, aga ma ei tea, võib-olla natuke paremaks teeb. Väga külmaks ei ole lasta tõesti, nii et olgu. Nii, on tagasi siin. Äkki lonks julgust ja oi jah, kui see on mägi tehtud kõrvale. No jah, olgu, edasi. No nii, korra tuli isegi päike välja. Õlle muidugi ütlen ausalt, kõige parem ei ole,
aga tavaliselt ongi tihti see, et kui sa jood nagu halb õlut, siis päike tuleb välja, sest jumal ei saa sind ju 2 korda karistada. Ta annab ikka väikese lootus sulle ja tegelikult lootus ongi üks peamisi asju, mis meid elus hoiab. Ongi tegelikult peamine. Ülejäänud asjad, mis tunduvad, et meid elus hoiavad, mis ei ole lootus, on tegelikult looduse kas varjundid või peegeldused. Oi jah, täitsa huvitav õlu on see jah. Igal juhul tuju läks kõvasti paremaks. Eale pole, nagu ma ütlesin, aga tuju on hea, nii et see loeb ka midagi, nii et olgu, ma olen kõnni siit veits aega tagasi. No näete, siin tulevad vaatajad ka järjest juurde. Okei, noh, teen Ränni-Ilna läbi praegu tänavaid. No okei, davai, jõud tarvis. No näete, siin ka liigub igasuguseid ringi siin. Vaatajaid ka selle jutu peale, aga olgu. Õlle sisse ja tegelikult on päris mõnus. Nüüd jutt muutub. No nii, siit keerasin siis, tulin siit. Bussipeatus paistab kaugelt ja sealt tänavad me enne tulin juba päevakiim ka tehtud. Õlle sees, tuules paremaks. Üldse pole niisugust tunnest nagu haige oleks. Tegelikult natuke on imelik, aga olgu, siis kergustee väga ilus läheb siit. Täpselt selles kohas, kus tegelikult peaks olema, nii et selles mõttes täidab enda eesmärki ideaalselt. Ja näete kõik uued majad, ma arvan, need kõik isegi võib-olla said valmis siin, ütleks 2024, ütleks niimoodi peast ja 2023. Igal ja siia tuleb siis päris tänavaratavasti veel. Ma arvan, et see plats tehakse ka kunagi kõik täis. Kusjuures siin ma olen tuttav koht, mäletate, kas see on see video, et mida ma teen pärast tööd ja siis ma kuskilt katsetin seda pinki kuskilt siit. Minu see oli see sama koht. Aga see oli siis kevadel, eelmine kevad siis või? Jah, äkki jah. Põhimõtteliselt peaaegu aasta tagasi või? Äkki see oli märtsis või? Või oli ka veebruaris, ma mäletagi, igal lund ei olnud. Ja nii külm ka ei olnud nagu praegu. Ja üks asi veel, ma ütlesin 13 kraadi, tegelikult praegu telefonist vaatasin, et oli juba 9, nii et järjest soojemaks on läinud, see on ka nagu positiivne. Äkki oli see pink või see pink, mida ma katsetasin. Ma ei mäleta, mis indeks sai, 6 või 7. Isegi 8 võib-olla. Ma lähen praegu võtan suuna sinnapoole, sest tegelikult on mul tegemata see lõik ka sealt selle Rännisilla juurest, mis Selverud läheb, nii et mul on mõttekas kuidagi seal ka natuke põigata. See on muidugi märk ees, aga vaata, kus me vist välja jõuame. No ma ei tea, siin on tükke läbikekk. Siit arvates tuleb siia ka tänav kunagi. Uitust on lahti värav, ma ei tea, ametlikult vist loodan, et seadusvastane see ei ole, ühtegi märki siin muidugi ei ole. Oi jah, siin on nagu kuumaastik või marsil on lund ka, nii et nagu pigem marss tegelikult pruuni. Kuu nii-öelda pinna ikkagi tume, must, hallikas, tume mustakas ja vaata huvitav, nagu praguneb liiv. Siin on eriti, näed, siin on eriti huvitav. Ops, külmunud liiv, see on ka huvitav asi, mida võib-olla igapäevaselt ei näe niimoodi, pikalt miinusega see on liiv. Kuule, nüüd ma olen täitsa ju, kes ehitusplats, okei, siit saab läbi kuskilt arvatavasti. Okei, näed, sealt saab tänav peale välja. Ma lähengi juba siit siis, kui ma olen siin nagu mingid jäljed on kuskil, aga näed, koeraga, see ongi see, koerad on ikka jalutanud. Või õigemini omanik on jalutanud koera, on nii loogiline öelda. Vist küll, jah. Aga olgu, tats on ka natuke siin ringi siis ja teeme siis majade vahelt. Kurat küll, ma pean lahti saama sellest teeme. Meie ei tee ju, me võime koos ka teha muidugi mingeid asju, aga mina ju kõnnin praegu selles mõttes, et mina vaatan siis majade vahel ringi ja näitan teile. Võib-olla midagi huvitavat, mis veel tee peale juhtub. Siin on üks huvitav koht veel, tegelikult tahan kohe näidata. Et tükk aega mõtlesin selle peale ennem ka, et on see, et siin on need garaažid, mis tulevad. Ma lähengi sealt. Siit pole teed läbi tehtud. Et põhimõtteliselt on natuke, ma ei tea, kas on naljakas või ei ole, aga justkui nagu need nii-öelda vanad majad on ju ja uued majad, et ärme seda siit eraldame need kuidagi ära, et ärme tee siit teed läbi. Justkui nagu vaesed ei saaks rikasti juurde, see oli muidugi huumor, aga siit jah, garaažide juurest näete, läbi käksid kivid pandi ette ka siin, et ei saaks läbi siit. Et põhimõtteliselt, kui sa siit linnaosast tahad sinna minna, siis pead tulema kusagil ringiga sealt, kui üldse mingi megasuur ringiga. Jala muidugi saab. Jala on see, et pääseb igalt poolt läbi. Aga tegelikult ma lähen garaažide vahelt, see on huvitav. Mäletan, üks suvi oli siin. Keegi siin grillis midagi, käis mingi muss, vaata. Siuke nagu elu käis, aga praegu tundub, et see on helide järgi. Vaat siia, kivid ette pandud. Tegelikult võiks vabalt olla, siit saad läbi sõita, vaata, tahad siia linnasse ka autoga saada. Siin praegu ei toimu midagi, jah. Okei, miks peaks? Tulin praegu siia Selveri kõrval bussipeatusesse, vaatan, et siin on veel olnud keegi.
keegi minusugune vend või? Mida on siis joodud siin? Must nunn, karksi oma. Mis on? Palju volja on 6, noh. Mul oli kangem, aga okei. Aga üks nipp, mis ma tahtsin öelda tegelikult on see. Mul kotis on üks Aleksander veel. Ma ei tea, kas mul on Selveris praegu mõtet minna on, aga kuna see läheb väga külmaks seal, ma teen siukse lükke, ma panen ta põuetaskusse. Aleksander põuetaskus, vaatame, kuidas see töötaks. No nii, nüüd on Aleksander on põuetaskus ja seal peaks minema loogiliselt vähemalt koguma sooja natukene, et päris nii külm ei ole juua. Sest oleme ausad, et tegelikult on hea, kui nüüd võtta just soe õllepoest, nii-öelda mitte külmast, on ju, siis ta tegelikult on mõnus. Ta järjest iga lonksuga läbi järjest jahedamaks on siukse ilmaga. Et seda nippi oleks nüüd enne varem kasutama ka. Aga olgu, mis seal ikka, et lasta natuke soeneb siin. Ja ma arvan, see majad vahel näete, seal on isegi katlamaja, mis meile sooja pakub. Siia tehti siis, ma tean, et uus lasteaed. Siin oli vanasti ka lasteaed, aga see vana lasteaed oli halvas korras. Nii, oota, kus ma tulin ennem? Siis samast või? Siis pole mõttes tagasi minna. Diamant tänav, näed, just ongi siin. Ma olen praegu siit, selle maja kõrvalt siit. Selver on siin siis. Võt selle majaga on küll nüüd ju tegelikult. Tegelikult peaks sealt poolt tulema, see oleks nagu parem. Sellepärast ma olen ise liginud selle majale, kuidagi alati sealt poolt. Aga siin majas tõesti, seal nuka peal. Vanasti, kui ma elasin seal Savi tänamas, tulin üle põllu, sai tulla otse. Seal oli kruusarada oli. Noh, praegu sealt ei saa, põhimõtteliselt eepoolest saaks vist, aga see on nii suur liiklus, sa ei saa sealt üle põhimõtteliselt enam, jah. Et tunnelit midagi ei olnud, et üle põllu sain tulla ja tulin siis, elasin, põhimõtteliselt otse vaatega seal elasin põhimõtteliselt. Ja sõber elas siis siin majas, siin samas esimeses püstakus ja jällegi väga hea sõber, hakkab S-tähega nimi, ma hakkan ütlema, siis pärast äkki sain kuulsaks, äkki uuritakse midagi välja, ma ei tea, igal väga normaalne vend elas siin samas majas. Ja siin sai päris palju külas käidud ja mis me ikka tegime? Vaatasime jalgat, Mestri liigat vaatasime, mul neid kanaleid ei olnud vist või, ma ei tea, või mul ei olnud netti või, ei net ikka vast oli või, net ikka oli, aga igal juhul, või oli siin parem vaadata, mugav vaadata, ma ei tea, igal juhul siin me käisime, muidugi enne seda veel, kui ma elasin veel seal Savidanas, praegu tuleb meelde, et isegi enne seda, kui ma Savidanas elasin, ma käisin, siis ta üle põllu tulin ikkagi siia, siin oli vana lasteaed ja ikka, jõime õlut, tegime igast lollusi, ajasime juttu. Vaatasime jalkat. Väga koom ja naljakas oli kogu see aeg ja see oli siuke huvitav. Need üle olen aed ette pandud, üle sai päevitada, mäletan, kes tahtsid veel ja huvitav jah, sellega on see lugu vähemalt, selle majaga siis. Näete, siin samamoodi tulin siis sealt vahelt on ju ja jällegi läbisõite pole tehtud. Siin on kivid ees, äärgiv ees ka, et siit läbi omavahel ei saa. Või noh, omavahel ei saa, omavahel võib-olla saavad läbi, aga autodega ei saa siit vahelt läbi. Mis on imelik mingis mõttes, et ma ei tea, seal on mingi point võib-olla mingi arendusteema, et igal juhul, kus tuled sealt, mõtled, kuule, korra hüppan siit, autoga lõikan sealt läbi, saan ropkasse või ma ei tea, kuhu. Ei saa, siit ei saa nagu jah, naljakas lihtsalt, aga okei, seal on mingi mõte kindlasti. Ma isegi ei hakka sellesse püüdlema, millest aru saada, aga mis ma tahtsin öelda on see, et tegelikult mul oli see Kvartsi tänava algus. Ma tulin poole pealt sisse nii-öelda, tegelikult ei lõik tegemata, praegu vaatasin kaardi pealt. Seda ei saa niimoodi jätta, sest muidu ma ise olen võib-olla kõige suurem kriitik enese suhtes ja mind jääb see kripeldama lihtsalt, et mingi asi on võtmata. Just nimelt, eriti kui juhtub tänava olema, tänavalõik, mitte võib-olla lihtsalt mingi suvaline rada. Noh, mis suvaline rada? Iga rada ei ole suvaline, kuigi jah, sest iga rada on eesmärk, just täpselt jah. Sest rada ei vii mitte kuskile ilma eesmärgita. Jah, en ise mõtlen praegu ka, aga laste lause lõpeb niimoodi siis. Vaat need majad tagasal ühikad, ridakad on küll vanemad, 90-tel tehtud juba. Need kolmnurksed ridaelamud, siis tehti hästi palju. Huvitav tõrju auto. Vaat sealt Kvartsi tänava algus pean ära tegema lihtsalt. Vaatan siis põikan siit läbi risti majade vahelt igalt poolt. 4x4, jah. Ja varsti vaatan ka muid lugu muidugi toimub siis Aleksandriga, et võib-olla nüüd on juba, kust ma siit vahelt saaksin? Sealt ma kuskilt tulin, on ju. Võib-olla ma lähen siit siis võib-olla kuskilt. Mis lugu on Aleksandriga, kas tõesti aitab see põues hoidmine? Noh, ilmselgelt, mis ta peaks aitama, põues on ju soojem.
kui on seljakotis. Et siin vist see liiklus pigem toimub ette nähtud radu pidi, mitte nagu need isetekkelisi. Kui sul isetekkes rajad, jällegi järelikult hea point, et näiteks planeerijad, kes teevad rajad, eriti suurte ülikoolidest tehakse nii valesti, sest inimesed ei kõnni reaalselt seal, või kõnnivad seal ka, on rajad tekivad, inimesed ikkagi lõikavad, vaja jõuda kiiresti tundi. Ta läheb sealt üle ja oota ära see esimesed 2 semestrit või 1 semestri ja vaata, kuhu rajad tekivad, kus inimesed rajad kõnnivad ja siis raja sinna päris rajad. Hea point ju jumalast hea. Ja selle järgi sa vaatad, kus inimesed käitud, kus teevad ja selle järgi teed sinna rajad. Ilus mõte. Okei, Varsti tänava algus. Tuleb ära teha nüüd. No nii, nüüd olen Kristalli tänavas tegelikult. Okei, teeme siis põhjalikult. Teen siis väikse lõiguga ära. Siin hakkab natuke segaseks muutuma, nüüd kus ma juba kõnninud olen, kus ei ole. Et siin siksak, siukse väikseid ja siin on nagu hästi palju siukse radu ka, mis lõikavad üksteisest läbi ja vaheliti ja pealiti ja aga jah, siuke värvikamma on siin, siuke rohekat, roheline maja värvina, ma ei tea, sinine, nojah, ma ei tea, kuidagi. Need on vist need, kui on nagu uued, siis on nagu ägedad, kui ära kuluvad, siis muutuvad nagu imelikuks ja siin on nagu punane kollane või jah, rantsikas, peesikas kollane. Muidu on nagu valge tüüp värv siuke, aga olgu. Kristalli tänav on siis, see lõik on mul tegemata, ei oota midagi mul tegemata kuskilt. See sama tänav, mis siit tuleb vist otse lõikab sisse. See on ka Kristalli, minu arust Kristalli lõikabki niimoodi kurvidena. See lõik on ka tegemata ju. Okei, ma mõtlengi, et tead peaks selle otsesest lõpuni kõndima. Ja tead, mis teen? Ma teen selle osaga praegu ära. Siis on mul see ja siis ma kõnnin selle tänava teistpidi lõpuni. Siis ma tean, et mul on see Kristalli tänav tehtud nii-öelda selles kogu ulatuses, mis iganes põik või mis see vahele jääb ka veel. Nüüd lõpuks tegelikult võib-olla siis võiks öelda, et jõudsin selliste Ränilinna uutemate majade mõttes vanemate majade juurde. Need samad ridakad siin. Et need, ma arvan, jah, tõesti olid 90 alguses umbes ehitatud. Et need olid jah, siuksed ikka väga tol hetkel luksuslikud ja nii-öelda mingis mõttes ka ikkagi jõukamate inimeste pärusmaa. Aga siis need korterimajad olid ka olemas muidugi, aga need kõik siin tühjus põld kõik. Ja see oli väga pikka aega see kestis. Jällegi läbi sõitu ülevaata siit ka parklasse ja jala ikka saab, näed, ops, jep. Aga siukesed ridakad siis jah. See oli siuke moodne värk, mis hakati jah 90 alguses. Terve 90 tehti neid jah, aga 90 alguses just eriti. Garaaži boksid on muidu vanast ajast, aga jah, sellised siis ridakad siin siis. Näed, see must maja siin käed bussijuht puhkamas, seda keegi rääkis mulle. Et see ei ole ainult bussipealt, see on bussijuhtide puhkemaja, on see koht see vist, on küll vist jah. Tagant saab sisse, need uks on ka. See lõik on tegemata, see vahelõik muidugi, see pikk lõik, aga siin on mõned tänavad veel, katlamaja, tossu tuleb, midagi tehakse. Novapolis, sellest ma räägin varsti, sinna varsti jõuan. Aga ma pean siit mõned, need on tänavad ikkagi, ma ei saa neid päris võtmata jätta. Ma pean selle pikuti sellega ära kõndima mingi hetk, aga ma ei tea, kuidas ma teen selle praegu, kas teha see kohe ära siit või. Ma võtan siit vahelt veel mõne ikkagi. Ja see on ikkagi tänav, kuigi nimi on Aarle küll, aga ikkagi näha, et autod sõidavad ja liiklus toimub ikkagi tänav. Ja siis kui ja varsti on Aleksandri lahti, et siis näitan seda ka. Siin on eramaa silt, ma ütleks alati, et vahelt see lõigati ilusti see Lõunakeskuse juurde, siit vahelt radad mööda. Mitte keegi seda ei pannud tähele. See täiesti eirati, seda silt on nagu näha ka nii päevi näinud juba, et tükkideks nagu mosaiigiks läinud juba ise. Aga siit jah, see hästi palju kõnnitud. Nii, tõesti varsti tuleb Aleksandr lahti ja vaadata, tegelikult ma vaatan kohe, mis soojusest on nii-öelda. Ops. Kui aus olla, siis ikkagi jahe on, ega ta soe küll nagu nii jõhkrat ei ole. Aga olgu, saab katsetada kohe vaadata. Aga siit on üks huvitav tänav. Spektri tänav peaks olema see Spectre. Bondi film oli ka ja Radioheadi hea lugu Spectre. Sootan kuulata, mis tegidki Bondi filmi jaoks, aga siis ma ei tea, produtsent keegi ütles, et see oli ka tõsine, seda lugu ma ei võta, siis võeti Sam Smith. Okei, tegelikult, mis ei olnud ka võib-olla nii hull, aga see Radioheadi lugu oli kõvasti parem, nii et sootan kuulata Radioheadi Spectre lugu ka. Ma teen selle tänava lõigu ära, tulen tagasi siia ja siis teen selle lõigu. Aga selleks
vaatan, kuidas siis Aleksander mekib ka, koos ma see lahti saan teha siin. Ühe käega pean tegema. Näete, mis juhtus ühe käega tegemisega, jah? Kurat küll. Nojah. Ta on ise nagu üks suur Aleksander. Maitse on hea. Võiks olla veits... Kuule, siukest lauseta kuulete mulle esimest korda ja võib-olla isegi viimast korda. Ja eriti veel tuuduri suust. Võiks olla soojem õlle. Okei. Siin oli mingi võsa vanasti, mäletan. Kogu see plats. Kunagi mis püütsi läbi murdasid kuskilt. Jõhker kõrge võsa oli. Nüüd on vist ehitusplats tehaks ka midagi artist siia. Okei, ma teen selle Spektri tänav ära. Vaata, kuvitab siuke väike putka. Ja siis tulen tagasi siia algusesse ja siis teen tunnelini ära ja siis edasi. No, seda te kõike näete ka juba. Nii, nüüd tegin läbi selle tunnelilõigu kaasal. Tüütu lõik lihtsalt autod sõidavad ja kõik see on nagu väga meeldiv. Ja. Igal siin on lahe, üks see Alexela, on see Alexela vist või? Bensuka vastast tuleb siuke äge rada. Äge rada tuleb siit, mis läheb selle Novapolise juurde ja kuuskede varjus õndsas kaitses saad siit kõndida. Käbid, et isegi langenud. Aleksander endiselt hea, aga üks asja pean ütlema, palju küle hakkab Aleksandrit juues, kui seda Valteri kangega oli see, et ta ei olnud võib-olla kõige parem, aga soem hakkas. Siis sellega seda nagu ei ole, et tunnen, et väikse jahedus on sees ja hilkad on ka valusad, eriti vasak jalg. Kes trenni nii palju tehtud vist, et näete, igal siin on Novapolis ja nüüd tulebki see siis põhilugu, eks selle kogu selle linnaosa Ränni linn hüüdnimi, eriti selle magala rajooni nimi rahvasuus on tegelikult Fii. See on Fii rajoon, nüüd ma alles jõuan sinna, video on kästud juba, ma ei tea kaua. Et kõik tead Fiina, elad Fiis, läheme Fiisse on ju. Ja Fii tulebki siis sõnast lühendist nii-öelda füüsika instituut. Nii et aastal 1965 tehti siis sinna teisel pool Riia maanteed, ma ei tea, kas oligi sama restimaa või see teaduspark seal kuskil, tehti kristallide labor ja siis arvatavasti siin siis ja kristallid on olemas, nii et see kõik viib jutu nüüd alles kõik kokku on ju. Et see on see kõik põhjus tegelikult. Ja see hoone tehti siis 1975, siis Füüsika instituudi peahoone nii-öelda. Praegu on siin Novapolis, näete kõik, mis siin on ju. Natuke teadusasja ka ikkagi toimub on ju. Noh, tervisekassa on täis, põhineb teadusel kõik ju. Torpade ehitus Spellfire, see kõnab mingi arvutimäng või mingi kaardimäng. Igal juhul Spellfire oli üks kaardimäng ja okei, seda peaks teadma, üks sõber mul. Ja siin näiteks oli mingisugune bassein tähendab, kastebassein ja kus tehti mingid katseid asju tead. See on ujumise jaoks. Aga jah, siin siis tõesti oli Fii, Füüsika instituut 75 valmishoone, see on juurde ehitatud ja natuke korrastatud tehtud on, ega ta ei näinud siuke välja 75 aastal. Et aga igal juhul Füüsika instituut siin oli siis ja selle järgi see linnaosa siis ka Fii nime rahvasuus on kandnud ja tegelikult ma arvan kannab siiamaani või, ma ei tea. Pehme mööbel on Bellfire hoopis, päris huvitav firma nimi nagu selle mööblifirma kohta, aga ma ei tea. Okei, nii see pool saab nüüd põhimõtteliselt tehtud ja tegelikult jääb natuke veel saad Lõunaka juurest mõned teed, tänavad, asjad, võib-olla ei parkla kõnni sealt kuskilt ja vaikselt hakkab see Ränni linn siis Fii lõpule jõudma. Et see nagu ehitus käib, seda tehakse veel juurde asju, jah. Aga olgu, mis seal ikka, mind see ei puuduta. Ei, mingit puudutab, kui tehakse midagi vajalikku siia, näiteks midagi õluga seotud. Olgu, kuskil Lõunaka juures, võib-olla näeme, siis ma teen siit mingit väikest radu tänavaid, mis see samma jäävad ja tunneli juures ka. Ja kui midagi huvitavat ei juhtu, siis kuskil Lõunaka juures näete, kuidas Alle Kokk siis mõjuma hakkas või mõjub. No nii, keda huvitab, siis vähemalt kaamera siin mulatuses Lõunakeskus oma hiilguses näha ka siin, muidugi mitte kõik poed ja kõik asjad, aga see, mis vähemalt satub siia, siis kaamera sinu ette, nii et ja, et keda huvitab siuke asi ka siis, et saate seda näha ka sest. Igal juhul, nagu ma ütlesin, ma teen siit mõne tiiru. Mul üks tänav tegelikult tagant, Lõunaka tagant, mis läheb selle optika tänavani välja, see üks pikk sirge tegelikult, see meil võtmata mul. Ma teen selle ära ja ma panen pärast, ma loodan mul meeles, panen pildi ka juurde, et palju kõnnitud sai, mitu kilomeetrit tuli. Ma loodan, et ja siis lõpus käin Rimis ja võib-olla see äkki aitab see ka, et võib-olla mõni Valter Kange, mis ei ole maitselt nii hea, aga tuju mõttes võib-olla on hea.
Mõtlesin, ma ei hakka valetama ka, et tegin väikse pausi või noh, olen lõunakas tegelikult. Natuke jalgadele puhkust ja hästi kiire, ma arvan mingi 5 minti. Lihtsalt väike jalgadele puhkust. Tegelikult soe on ka siin, nii et see ka veel. Kuigi nii ülikülm ei olnud, aga lihtsalt pigem jalgade pärast. Väike puhkus. Avalik varjumiskoht on hoopis siin. Selle siis arestimaja asemel nii-öelda. Tegelikult ma ei tea, mis siin üldse on nagu varjumiskoht. Okei, siis ma tean. Mul on varju vaja. Peavarjust on siia. Okei, väga hea. Olgu. Nii. Tegin need mõned ringid ära siin veel ja nüüd Rimisse ja siis varsti lõpusõnad saab selle ring läbi. No nii, peaaegu samas kohas tagasi, kus alustasin. Vaatan kohe palju kokku tuli kilomeetreid. 15,6 kilti tuli kokku siis on ju. Ja näete siin ka, panen selle pildi lõppu ka, Ranina, kõik tänavad läbi tehtud. 3 tundi 21 läks aega, 15,6 kilti, nagu ma ütlesin. Ja ma ei tea, ma arvan, et täitsa okei. Väike linasa küll, aga arvestades seda, et tegelikult õues on suhteliselt ikkagi jahe, ikkagi ütleme niimoodi, järjest väljas, kui liigud okei, aga kui peaks kuskil seisma olema, see läks päris hulluks. Nii et 15 kilti, 15,5, ma ise arvasin, kuskil 20 võib tulla. Aga ma tegin võib-olla päris heast, ütleme võib-olla igat väikest rada ei kõnnid, aga põhimõtteliselt tänavad tehtud. Ja siit oota vaatama, kas see on ka endiselt sama, nagu ta enne oli. Soe päris hea, nüüd aga pärast külmaks minema, see on päris mõnus. Et olgu, mis ma oskan öelda edasi, et edasi-tagasi. Nii et siis koduteed tuleb kätte võtta veel, see on ka mingisugune üle 3 kildi võib-olla, 3 kilti, midagi sellist. Olgu, mis ikka. Külma närvi ja oti kered kõvad ja olgu humal alati teiega. Tšau! Olgu, kurat küll lööd siin täis ennast täitsa.